Jah, ma lõhkusin ennast ära. Ma jagan enda vigastuse taastumise teekonda ja võib-olla on sulle või kellelegi siit midagi kasulikku. 21. märtsis läksin üle pika aja kossu trenni. Trenn oli üsna intensiivne, tunne oli hea ja pingutasin üsna kõvasti, aga keha andis alla. Ehk kiirendamise peal käis plaks. Fuck! Valu ei olnud, aga ma sain kohe aru, et ahilka, kannakõõluse ehk ahilluse kõõluse rebend. Järgmine päev siis tehti mul op, kuigi täna on sul võimalik valida 2 valiku vahel, kas op või konservatiivne ravi. 2 nädalat oli siis jalg pooleldi kipsis, aga hakkasin juba varbaid ja mingeid liikumisi tegema, et mingigi liikumine toimuks. Ja 2 nädalat peale oppi võeti kips ja niidid välja. Hakkasin siis Volkeri saabast ehk ortoosi kasutama. Hakkasin ka väga vaikselt liigutama ja paari harjutust jalale tegema. Esimene harjutus, istudes varvastele tõus, ilma raskuseta 10-15 kordust ja 3 seeriat ning 3 korda päevas. Teine harjutus, istudes libistad siis jalga vastu maad enda poole, kuni tunned pinget ning seejärel varvastega tõmmates liigud tagasi. Hetkel on siis opist 3 nädalat möödas ja tegin ka esimesed sammud ortoosiga. Ja muidugi umbes nädal peale opi hakkasin ka vaikselt trenni tegema, et toonust hoida. Mitte väga palju infot ei liigu siis opijärgse taastumise kohta, et proovin siis oma kogemust jagada ja võib-olla on kellelgi siit midagi kasu. Siuke lugu siis.